kõik läätsed ei ole samasugused, mõned läätsed on tugevamad, mõned läätsed on vähem tugevad, sest inimestel on vaja vahepeal ehitada seadeid, millel on vaja näiteks suuremat võimendust, et näha mingeid väiksemaid asju või siis vahel on vaja just valgust hajutada või siis ka näiteks prillide puhul, et mõni inimene näeb palju halvemini kui mõni teine ja siis tal on vaja palju tugevamaid prille kui mõnele teisele. Ja kuidas siis seda nagu kirjeldatakse, et selle jaoks on olemas selline mõiste nagu optiline tugevus. Ja siis optiline tugevus põhimõtteliselt näitabki, et kui nii-öelda tugevad need prillid on. Selleks, et seda tugevust välja arvutada, optilist tugevust välja arvutada, on vaja teada sellist asja nagu fookuskaugus. Mis see fookuskaugus on? Kui meil siin on läätsed, siin vasakul pool meil on kumerlääts ja paremal pool meil on nõguslääts, siis kumeral läätsel on fookuskaugus hästi loogiline. Sa lihtsalt võtad selle läätse, sellest lähevad läbi need oranžid on valguskiired. Siis see valge täpike, kuhu juurde ma O kirjutan, see on optiline keskpunkt. Teen siia ka O, optiline keskpunkt. See on lihtsalt nagu see punkt läätse peal, kus täpselt keskel, kui kiir siit valgus läbi läheks, ta ei muudaks oma suunda. See on lihtsalt üks punkt selle läätse peal, kust kui sa valguse läbi lased, siis see valgussuunda ei muuda. Tavaliselt see on keskel. Nii. Ja nüüd fookuskaugus kumerläätsel on väga lihtne. Ta on pikk kaugus O-st siia kohta, kus kõik need valguskiired omavahel koonduvad. Ehk siis siit siiani on see fookuskaugus. See on fookuskaugus siit. Teda mõõdetakse meetrites, mitte sentimeetrites. Ehk kui keegi annab selle sentimeetrites, siis ta tuleb ära teisendada. Aga kui meil on tegemist siin nõgusläätsega, et mis värk sellega on. Ja sellega tehakse selline trikk, et sellele peab põhimõtteliselt joonestama nii-öelda abijooned. Et võetakse need jooned, mis siin on tehtud, ja siis pannakse neist omakorda nagu nii-öelda tagasi minema jooned. Ja siis see koht, kus nad selle optilise peateljega lõikuvad. Mul ta sai natuke ebatäpne nüüd sellepärast, et arvutis on raske täpselt joonistada, aga paberi peal on lihtsam. Nii, siis nüüd see punkt siin on fookuskaugus. Või vabandust, mitte fookuskaugus, vaid see fookuspunkt ja siis jälle vahe selle punkti ja selle punkti vahel on siis see fookuskaugus. Seda mõõdetakse samuti meetrites, et see on põhimõtteliselt see sama asi. Ja nüüd kokkuleppeliselt meil on niimoodi, et kui meil on kumerlääts, see lääts siin, siis selle fookuskaugus on positiivne ja siis nõgusläätsel on negatiivne. Et vahel võib-olla kuuletakse, et kui tugevad prillid sul on, minu prillid on -2 näiteks, siis see näitab, et tal on nõgusläätsega prillid, mille fookuskaugus on siis mingisugune arv, niimoodi, et see dioptriate väärtus tuleb siis -2 vastavalt. Jah, et see on selline kokkuleppeline asi. Igaks juhuks ütlen uuesti, võib-olla ma tegin vea, et fookuskaugus ise, see fookuskaugus ise ei ole negatiivne, aga me võtame selle dioptriat võtame negatiivseks, et kui meil on miinusprillid ja meil on plussprillid näiteks. Niisiis, aga siin on 2 ülesannet, et kõigepealt paneme andmed kirja. Silmaarst kirjutas patsiendile prillid, mille tugevus oli siis 4 dioptriat, ehk siis D võrdub 4. Kui suur on prilliklaasi fookuskaugus? No meil on see D võrdub 1 jagatud F-iga. Ja nüüd meil on vaja põhimõtteliselt seda F-i leida, ehk siis me otsime F-i. Kuidas seda F-i saada? No kõigepealt me tahame siit selle F-i kätte saada. Üks viis, kuidas mõelda välja, et kuidas ma siit valemist selle F-i kätte saan, on mõelda mingisugusele lihtsale tehtele, näiteks 2 võrdub 6 jagada 3-ga, mis on ka õige, on ju, et see peab olema õige tehe. Nüüd, kuidas ma selle 3 saaksin kätte siit? 3 võrdub on ju 6 jagatud 2-ga. Ehk siis samamoodi, nagu ma selle 3 sain siia, saan ma selle F-i tegelikult kätte. Nii et F võrdub järelikult 1 jagatud D-ga. Ehk siis see võrdub 1 jagatud 4-ga.
sest ma panin 4 siit tasemele ja see ongi see, 1/4 või siis 0,25 ja ta ühik on meetrites. See on see vastus. Aga kui meil on olukord, kus meil on tugevus on näiteks 2 ja meilt otsitakse seda fookuskaugust, mis me siis teeme? Jälle D võrdub 1 jagatud F-iga, oli see valem, mis meil siin oli, seesama valem. Ja nüüd me tahame samamoodi leida, on ju F võrdub 1 jagatud D-ga, ehk siis 1 jagatud 2-ga võrdub siis 0,5, samuti meetrites. Ja nii lihtne see ongi.